Nii, tere hommikust. Olen siin pargipingil ja sääsed söövad mind. Aga ma tahtsin paar sõna rääkida, kuna ma tegin selle mõtiskluse sooideoloogiast ja ma tundsin, et ma tahan mõnes asjas natukene nagu rohkem mõtiskleda, nagu süvitsi minna. Et võib-olla ma ei saanud päris hästi mõnda asja seletatud, et ma kõva puterdis ju ka. Et võtan siis kokku, et sooideoloogia, seal on praegu kaks täiesti vastandlikku sellist, ma ei tea, narratiivi, nägemust. Ja tunnen osa kaasa, ütleme, peavoolu ajakirjanikele, eriti Lääne-Euroopa omadele, Ameerikas nüüd enam mitte, aga kes peavad korraga seda kahte narratiivi, vastandlikku narratiivi uskuma. Ja nüüd on siis küsimus on see, mis on reaalsus, jah? Et esimese selle nägemuse kohaselt siis reaalsus on ikkagi, et on kaks sugu, eks on mehed ja naised, aga sinna peale on ehitatud selline Lego konstruktsioon, kutsuks siis sotsiaalseks sooks. Sotsiaalset lugu tegelikult olemas ei ole, aga nii ta on. Ja see teine nägemus on selline, et reaalsus ei ole enam materiaalne, reaalsus on see, mis mul on peas, mida ma tunnen, mida ma usun. Ja siis nendest tundmustest ma siis ise kujundan ka selle füüsilise reaalsuse. Ja kuidas ma seda teen, siis ütleme, soo puhul siis kasutatakse ravimeid, hormoone, eks ju, kirurgiat. Ja siis need kaks siis teooriat eksisteerivad koos ja miks see sooideoloogia siis sai üldse tekkida? Sai tekkida sellepärast, kui sa võtad see esimene teooria, eks ju, et on küll kaks sugu, aga see Lego on sinna peale ehitatud, siis kohe jäävad silma, eks ju, sellised jäigad soorollid, mis tähendab seda, et eriti naiste puhul, eks ju, minevikus, aga tänapäeval, eks ju, ei lasta täit potentsiaali välja arendada. Ja see on, ütleme, üksikisiku tasandil on julm, eks ju, et näiteks, ma ei tea, naine tahab saada astronaudiks, aga öeldakse, et ei saa, sa oled naine. Kuigi eeldused tegelikult on olemas, jah. Ja kuidas siis see olukord lahendada, ega päris ei teatagi, aga on mitmeid variante. Mulle on alati sümpatiseerinud see Platoni variant. Et Platon oma selles kuulsas teoses, mis, ma ei tea, kas teisega on vabariik, või riik, või kuidas ta on tõlgitud, ma ei tea. Kunagi 100 aastat tagasi lugesin seda välismaal ja siis üks aasta oli vanglatele raamatu annetamise projekt oli, mis ma annetasin kastide ja raamatuid vanglale. Ja see oli üks, mille ma ära annetasin, nii et ma praegu järelevaata ei saa. Aga ühesõnaga selles raamatus oli kirjas selline huvitav asi, mis mulle meelde jäi, oli see, et küsiti, et kas naised tohivad sõjaväes teenida. See tulid olla. Ja see on utoopia, mida Platon kirjatas. Ja siis Platon muidugi tohivad, et probleemi ei ole, aga need tingimused, mis on, need peavad olema samad, mis on meestega. Et ei ole nii, et teeme nagu sellised lõdvemad tingimused ja siis saab sõdur olla ja sõtta minna. Et nii päris ei saa. Ja see on tegelikult hea nägemus, sest see sai ilmsiks siis, kui oli see hiljuti nüüd see Torontos oli üks lennuk, mis tuli hästi kiiresti taevast alla ja siis maandumisrajal käis üle katuse. Ja siis need reisijad rippusid nagu nahkkiired ja üks reisija rääkis, ma nägin intervjuud, kus see plahvatust ja mida kõike ja see on ka see, et nad ära ei surnud, see on päris ime tegelikult, aga nii see oli. Ja siis oli kohe tekkis kaks uudisekajastust, üks oli peavoolu oma, mis oli umbes selline, et see väga suur õnnetus juhtus ja väga paha ja uurime ja muidugi reisijatele maksame kompensatsiooni kõvasti ja nii edasi. Aga tekkis muidugi kõrvalvoolu uudised ja seal keegi, kellel oli ligipääs selle lennufirma siseveebile, eks ju,
võttis välja, kes seal tööl olid, eks ju siis tol päeval. Ja kuna meil kõikidel maailmas on ligipääs sellele suhtlusele, mida nad teevad nende lennujuhtidega, eks ju, see on see live ATC, eks ju. Ja see, kes suhtleb, see ei lenda, jah. Siis see oli 2 pilooti, et oli üks meesterahvas, kes suhtles ja siis kes maandas oli üks tüdruk, noor tüdruk. Ja hakati uurima, kes see naisterahvas oli ja tuli välja, et tegemist oli iludusvõistluse võitjaga, mis on juba selline väga kafkalik olukord, eks ju. Aga jah. Ja siis keegi küsis väga targalt, et jätame selle sooteema üldse kõrvale, et kas inimene, kes nagu soovib osada missivõistlustele neid võita, ja siis nagu piloot olla, kas seal on mingi ühisosa on nendel kahel asjal või? Pigem vist ei ole, jah. Ja kuidas selline olukord sai tekkida sellepärast, et ei tehtud seda, mida Platon ütleb, eks ju, vaid see selge on see, et neid nõudmisi oli kuidagi õgvendatud, vähemaks tehtud. Ja siis, et kes seda sooideoloogiat väga pooldab, siis talle võib öelda, et kas te tahate hukkuda plahvatuses. Ja seda tegelikult ju pooldavad. Tegude tasandil pooldavad nad hukkumist plahvatuses. Selline nägemus. Et kuidas, aga on selge, et on väga häid kui ka naisi, kes on lendurid, et kas neid peaks siis kuidagi takistama, vastupidi, jällegi Platon ütleb, et ei pea, mina ütlen ka, et ei pea, aga lihtsalt need tingimused peavad olema sama. Ja kuidas siis näha, aga samas, kuna see sugu on ikkagi reaalne, eks see sugu on reaalne, mitte nagu sooideoloogia töötada reaalne, siis on näha, et sool on ka selline pürgimus kuidagi oma mingi täie potentsiaali või oma õige väljenduse poole. Et inimene ise, muidugi on inimene ise ka, et seal võivad olla väiksed sellised kalded, eks ju, inimeste enda käitumised, aga see sugu ta ei muuda. Ja kuidas see näha, et ütleme niimoodi, et see on nagu mingi 100% pürgimus, et igal mehel on mingid soovid ja igal naisel on mingid soovid, vaid see on pigem meeste puhul tõenäoliselt üks ja naiste puhul teine. Ja see on väga väikeste laste puhul niimoodi, et ma mäletan, et kooli ekskursioonil kunagi lapsena käisime tuletõrjedepoos. Ja seal tuletõrjutel on 2 viisi oma puhkeruumidest sinna garaaži minna, kus neil need tuletõrjeautod on mõnda treppi, aga teil on ka selline toru, mis läheb ülevalt alla läbi korruste, et kui midagi põleb, eks siis seal aega mööda treppi minna, siis nad laskuvad mööda toru. Ja tolle ei ole selline lumehelbekest aeg ja kuigi meil on väiksed lapsed, siis tuletõrjud ütlesid, et lapsed, kui tahate mööda seda toru laskuda, siis täiesti võimalik. Ja pakuti kõigile lastele. Ma võin kohe öelda, et enamik lastest seda pakkumist vastu ei võtnud, mina kaasa arvatud, päris õudne niimoodi läbi mitme korruse niimoodi tuhiseda mööda toru, eks. Mis siis käed lahti lähevad midagi. Aga mõned lapsed võtsid. Ja nendest lastest, kes, väike grupp, kes võttis vastu selle pakkumise ja mööda toru siis alla tuhises, oli ainult üks tüdruk. Et kõik ülejäänud olid poisid. Ja jällegi mingit vahet ei tehtud, ei öeldud, et umbes, et poisid, et teie tulge ja tüdrukud teie ärge tulge, eks. Mitte midagi sellist ei olnud. Midagi ei olnud. Ja muidugi võib öelda, et okei, et need on võib-olla kasvatatud kodus kuidagi teisiti, mingid väiksed asjad võib-olla, ma ei tea, aga see on ikka minimaalne, meil on tõesti väga-väga väiksed lapsed ja jälle mingid sääsed. Et seda lihtsalt ei olnud. Seda ei olnud. Nii et jällegi see pürgimus on mingi muu asja pool. Aga nüüd, kuna vastaspoole kaitseks peab ka midagi ütlema, eks ju, et kuidas siis seda õigustada, et need jäigad, et see esimene sooideoloogia, see narratiiv, see sai jõudu sellest, et asjad olidki natukene viltu, eks ju. Ja siis ta muutus monstrumiks edasi ja siis lõpeb sellega, et sa sured plahvatuses, eks ju. Kui sa selle hullusega edasi lähed. Aga kuidas see algetapp on huvitav, jah, et see algetapp, et mida öelda nende kaitseks, kes seda need jäigad soorollid, põhimõtteliselt nad vaimselt pärssisid ju arengut, maksimaalsele potentsiaalini jõudmist. Et kuidas neid inimesi kaitsta, kas nende kaitseks saaks midagi öelda? Ja ma arvan, saab küll, jah. Saab küll, et nende kaitseks saab öelda seda, et ütleme, kui inimene jõuab oma maksimaalse, naine oma maksimaalse potentsiaalini, siis tema olemuses on ikkagi otsida meest, kes on temast tugevam, kes on veel maksimaalsem, kes on, kellel on rohkem kõike, jah.
et see on olemus, see on mõni võib eitada seda, öelda, et ei, mina ei ole selline, et mu hea meelega võtan mehe, kes on palju nõrgem kui mina ja okei, inimesed räägivad igasugust lolli juttu, eks ju, aga tegelikult see nii ei ole. Et ikkagi on selline pürgimus, on tavapärane, et mees saab olema kuidagi ikkagi tugevam. Ja selline. Ja see on väga selge, et kui selline ühiskond, mis laseb naistel areneda nende maksimaalse potentsiaalini, siis selline ühiskonnas hakkab tekkima vähem paare. Sest ei ole nagu nii palju mehi enam võtta, eks ju, jah. Või tekivad mõned paarid, kes on väga sellised õnnetud, kuna nõrgemaga naine ei taha, et mees oleks temast nõrgem ja vähem, eks. Ja selle kohta on ka mul hea nali, et mind see ei puuduta, sest mina olen juba vana ja mina ei otsi praegu meest endale. Aga ma mäletan, et kui ma käisin seal Macao tornist alla hüppamas, siis igasugused mõtteid ju tekkisid, ikka, sest see on väga selline ekstreemne. 233 meetrit ikkagi, see on vaba langemine, kokkudes seda kõit ei tunne ja see on päris enesetappja tunne, eks ju. Aga üks mõte, mis tekkis, et kui ma sellega hakkama saan, ja eriti oli see mõte pärast seda hüpet, oli väga selge, et kui ma otsiksin praegu mees, siis ei oleks enam kedagi eriti otsida, sest ma ei saa aktsepteerida seda, kes ei suudaks teha seda sama, eks, vähemalt. Sest kui mees juba mina julge, et enne kui ma uurisin seda, ma aasta valmistusin selleks hüppeks ikkagi ja ma uurisin seda hüppe asja, siis käisin igasuguses foorumites ja mäletan, et seal üks tutvustasid seda Macao torni ja seal räägiti, mida seal teha saab ja üks ütles, et sa alla saad ka hüpata ja siis üks britt ütles, et inglane ütles, et fuck no, eks. Ja mina lugesin seda teada, et see on fuck yes. Et järelikult, see on kindlasti tore inimene see inglane, aga mehena ta ei ole minu jaoks, eks ju, ta ei saa olla, sellepärast, et ei ole, eks. Ja siis, aga minu puhul see ei ole probleem, sest kui ma nii ei otsi kedagi, siis vahet ei ole, eks ju, aga ütleme, ma nooremate tüdrukutele ütlen, et et kui te sealt alla hüppate, siis pärast on jama, eks ju, pärast on suur jama. Ja mis siis juhtus, oli väga huvitav asi, et lapsepõlv tuli osaliselt tagasi, et ma olin lapsepõlves väga suur Batu-khaani fänn, täiesti austaja. Et Batu-khaani Vene ajal demoniseeriti, eks ju, väga tugevalt oli see seiklused maalt ja merelt, kus on pilt, mis on kaanel, on põhimõtteliselt prügikasti kollist, eks ju, otsige üles, kui ei usu, eks, on täielik jama, et kui te otsite internetis muid pilte, Hiina dušijoonistusi või teisi pilte, mis on temast tehtud, eks ju, kuju on see kuskil, siis te näete, et hoopis selline elegantsem meesterahvas ja selline viisakam. Aga et Vene ajal seda demoniseeriti, aga mulle ta meeldis, sellepärast, et vaenlase vaenlane on, eks ju, see sõber, eks. Ja mongolite kohta peab ütlema ka seda, et see jutt, mida venelased rääkisid, on tegelikult suures osas jama selles mõttes, et Venemaa, eks ju, venekeelne, see on õigeusklik riik, eks ju, et kui võtta see, mida venelased ise on teinud, nende territooriumil, mida nemad on vallutanud, siis mongolid, teinud midagi, mongolite julmus tuleb selles, et nad ei võtnud sõjavange. Ja siis nad sõjatandril olid väga sellised verised ja julmad, aga valitsejad olid täiesti armsad ju. Need oli siidideed haldasid, et kedagi tapetud, seal kõik said oma kaubandust arendada ja teisi kultuure nad ei puudutanud, kõik sellisid oma keele ja kultuurid, nad isegi keelasid ju mongoli keelt õppida võõramaalast. Ja Batu-khaan oli selles mõttes huvitav tegelane, hiljem sain teada, seda lapsepõlves ei teadnud, kui ma uurisin juba täiskasvanu, et tema isa oli sündinud tõenäoliselt mitte Džingis Khani järglasena, vaid vägistamise tulemusena, kuna Džingis Khani naine oli olnud sõjavang. Ja see tähendas, et Venemaa oli tema see lohutusauhind, et tema tegelikult, tema onu või siis lelle või pool lelle, kui soovite, lapsed olid need, kes said need kõvad auhinnad, Hiina keiser ja Bagdadi vallutaja, suur khaan. Ja siis selles mõttes
see Batu-Khan, noh, tolle nad mongolid olid ka see, et nad usulised on väga sellised savi kõigest, et umbes, et noh, esivanemad austus, et see oli tähtis, eks ju muidugi, aga ütleme, et kui keegi laps ütleb, et Batu-Khani enda poeg oli kristlane, mingit probleemi. Et lapsed kõik võisid ise võtta, mis usku nad olid. Teised olid, nad olid natuke ka feministid, nad mongolid, noh, selles mõttes, et neil see küll see polügaam, et see oli sellepärast, et noh, palju sõdu oli ja noh, mehi sai sõjatandril surma, aga näiteks üks Araabia kroonik, kas see on see, see juut, kes seal Iraanis, kellel see on suur, see ausammas Iraanis. Ühesõnaga keegi oli, kes kirjutas, et ta nägi mongoli meest ja naist nägi turul ja ta sai šoki selles mõttes, et noh, naine kamandas meest ja mees kandis pakke ja mees on nagu tal teener või ori, eks ju. Et see oli nagu araablaste seas oli see nagu enne kuulma. Aga noh, siis kui oligi seal siis kus on need kapid, kuhu sai asju jätta, et seal oli siis, oli üks mongol ja see oli selline 20-aastane nooruk. Ja see on ainuke mongol, keda ma elus näinud ja ainuke mongol, kellega ma elus vestelnud. Ja noh, see oli, ma rääkime soravat inglise keelt rääkis, oli juba ka natukene kafkalik, eks ju. Ja nagu ei oleks oodanud, et umbes kohtud Batu-Khani hõimlasega vestlete ka soravas inglise keeles pikalt, eks ju. Ja siis ma, noh, üks hüppemeister oli ka seal, no hüppemeister on need, kes aitavad, noh, valmistavad ette, aitavad hüpata, eks. Ja ma ütlesin mongolile, et noh, oleks vaja sul hüpata, eks ju. Ja see oli mongoli nooruk ja mongol ütles, et ta ei saa, et see on liiga õudne. Ja see oli minu jaoks ka nagu väga, väga sürreaalne, et noh, et tema on nagu noor mees ja mina olen vana naine ja mina saan ja tema, ja see hüppemeister ütles ka mongolile, et kuule, et tema, nagu näiteks minu peale, et tema, noh, selle mõttega, et tema on vana ja tema on naine, eks ju, ja tema hüppab, eks ju, ja sina ei saa, no mis sul viga on, eks ju, noormees, eks, mis sul viga on. Aga nii see on ja siis, kui no, ongi see, et ma tahan ka oma selle puterdusega selleni jõuda, et kui tekib küll selline olukord, et üks on nagu noh, et naine hüppab sealt all, eks ju, ja mees seda ei tee, siis see naine automaatselt nagu kustutab ennast teatavast nimekirjast. Seda võib öelda nende jäikade soorollide kaitseks, et nemad nagu tahtsid, et oleks rohkem inimesi, kes elaksid nagu paarides, eks ju, et see oleks nagu ühiskonnas rahulikum ja stabiilsem, eks ju, ja noh, on rohkem lapsi muidugi ja need, kes nagu need soorollide nagu siis, et jah, et see on selline asi, et ta on raske öelda, et inimese tasandil muidugi jah, inimene peaks olema maksimaalse potentsiaalini, eks ju, noh, soost sõltumata, eks ju, aga noh, ühiskonna tasandil on võib-olla natukene see keerulisem. Et õigeid vastuseid tegelikult ei olegi, et jah, et noh, minu jaoks on need õiged vastused, minu jaoks on õige vastus see, et inimesel ikkagi lastakse areneda oma maksimaalse potentsiaalini ja siis kui kuidagi kontrollida seda, et inimesed, noh, kes ei saa siis nüüd paarides elada, eks ju, siis noh, neil ei jätku kedagi. Et nemad siis, noh, ei läheks väga masenduks ja võib-olla ei läheks väga kurjaks ja et mingi variant leida. Võib-olla minna tagasi mongolite, tegelikult mingil määral tegelikult minna tagasi mongolite polügaamia juurde, et ongi, noh, et on teatava väga väärtuslikud, noh, väga sellised tugevad kapitalistlikus maailmas tegelikult ka näiteks raha, näiteks edukust, eks ju, tugevust mingil määral, mis ka natuke perversne, aga noh, nii ta on. Et väga tugevad mehed, kes noh, võib-olla kõik ei taha olla polügaamsed ka, aga noh, mingi osa neist tahab ja nemad siis võtavad endale noh, sellises nagu Batu-Khan, eks ju. Palju Batu-Khanil on naisametlikult oli 17. Midagi, ma mäletan, mingi arv oli 17, ma ei mäleta, kus mul see meelde, nii et võib-olla see mingil muul Khanil, aga no ühesõnaga tal oli neid päris palju. Aga jällegi Batu-Khan ei olnud oma olemuselt, ta ei olnud seksist, kindlasti mitte, näiteks tema üks parimaid sõpru oli naine, kes oli tema selle sama poollelle naine, Sorgatani Beki, kes oli Hiina keisri ema, kes oli selle Bagdadi vallutaja ema ja Suurkhani ema. Ja kui nad said kogu pidevalt kokku, nagu sõbrad, eks ju, jõid koos, ma ei tea, mida need kumõssi või mida nad mongolid joovad. Aga nad ühesõnaga olid väga suured sõbrad. Ja sõprus oli seisnes ka selles, et Sorgatani hoiatas Batu-Khani, seal oli üks teine sugulane, kes oli otsustanud Batu-Khani maha lüüa. Ja see mahalöömine pidi niimoodi käima, et Batu-Khan kutsutakse mingisse pittu ja siis peol ühesõnaga tapetakse ta ära. Ja Batu-Khanil oli kohe jällegi dilemma, et mida ma siis nüüd teen, et kuidas ma selle olukorra lahendan.
et nagu kui ma ei lähe, siis ma olen ju argpüks, eks ju, aga kui ma lähen, siis mind tapetakse ära. Ja siis ta mõtles välja, et ta läks pittu, aga võttis terve selle sõjaväe kaasa, et noh, poisid tahavad ka pidu panna, millest küssa, eks. Ja muidugi kui sõjaväega tuli, siis ei juletud ära tappa. Et noh, et see oleks ju kohe läinud väga suureks verevalamised. Ja muidugi siin mõelda, et kui selle noore mongoli asemel, Batu-khani hõimlase asemel, kellega mina vestlesin ja kellel ei olnud seda jõudu, et pea ees asfalti suunas langeda tornist, siis mõtlesin, kas Batu-khanil oleks see jõud ja ma arvan, et jah. Et võib-olla Batu-khanil oleks väga meeldinud see mõte, et mõtlen Batu-khanil, et okei, me pead sealt tornist. Ja siis Batu-khanil, see on küll väga ebameeldiv, et mulle pigem see nagu sinna asi küll nüüd ei istu. Aga tema ajal oli ikkagi inimesed pidid, mehed pidid näitama ennast vaprust. Ja kuigi ta oleks ennast väga halvasti tundnud, mina tundsin ka väga halvasti, aga see sa hästi ei tunne, see on tõsiselt halb tunne, eks ju. Saad natukene Alain Deloni seda giljotiini nägu teha, see on see kuulus film, kus Alain Deloni giljotineeritakse, enne tal läheb nägu selliseks igavikku vaatavaks, et selline nägu tuleb väga ruttu ette. See on natuke naljakas, aga nii ta on. Ja Batu-khanil oleks ka võib-olla see ebameeldiv tunne olnud, aga ta oleks seda teinud. Ta oleks seda teinud, kindlalt. Sest ta vastupidine variant oleks tähendanud, et ta oleks nagu liiga palju kaotanud. Ja nende inimeste jaoks oli pigem olla surnud, kui nad teda väärikus või selline oma põhiolemus kaotada. Aga see hüpe on selles mõttes, et kui sa tuli algselt olid need, kes nende liaanidega hüppasid, kas oli mingid polüneeslased, kes need olid, ma mäletan, et nad lasti ainult meestel hüpata. Just sellepärast ma saan aru, et kui naised hüppavad ka, siis need naised, kes on hüppanud, nendel ei ole enam nii palju mehi võtta. Nad näinevad ikkagi kõrgemale ja mitte allapoole. Ja need, kes on tegelikult allapoole vaadanud, mingite olude sunnil või ma ei tea miks, need on tegelikult ju õnnetud. Nad võivad öelda, et nad ei ole, aga tegelikult. Et neil on alati mingisugune midagi närib ja midagi on valesti ja midagi ei ole nii nagu see loomupärane püüdlus. Ja see loomupärane püüdlus näitabki tegelikult kaks sugu ja ja siis, ütleme, võib lahendada selle olukorra vägivaldselt, et suruda need jäigad soorollid, et siis garanteerida rohkem neid paare ja rohkem lapsi. Või teha siis selline maksimaalse potentsiaalini, lastakse kõigil areneda vastavalt oma soovidele, et kui mõni naine tahab armees teenida või lenduriks saada midagi sellist, siis ta muidugi lastakse seda teha, aga talle ei anta mingeid paremaid tingimusi. Sest siis on nagu Torontos, et ime, et need leised seal plahvatuses surma ei saanud, eks. Aga siis tuleb ühiskond ka midagi sellist tegema, et kuidas kantseldada neid mehi, kes siis kes ei leia, ka neid naisi, kes ei leia, sest siis tekivad mingid grupid, kellel ei ole kedagi ja kes tahaksid. Need, kellel ei ole kedagi, kes tegelikult ei taha, okei. Et inimesed on ka inimesi, kes elavad üksinda, kellel see meeldib, eks. Aga tekivad ka suured grupid. Ja need grupid võivad olla siis kurjad või kurvad või ma ei tea, ühesõnaga, see on ühiskondlik. Aga see, et see teine teooria, millest ma ka natuke jahun, siis et see, et ma ise ajuga otsustan, kes ma olen, näiteks COVID ajal ma vaatasin väga palju neid podcast'e ja mulle väga imponeeris need teatavad inglased ja britid, eks, kes olid, kes on haritud, eks, Oxfordis käinud ja räägivad nii tarka jutt ja nii kaunist inglise keelt, mida inglise keel on ka tegelikult ära lörtsitud ja see lingua franca räägitakse mingit, ma ei tea, mingit koloniaalkeelt. Aga see päris inglise keel on ju ka ilus keel tegelikult. Ja ma tulistan ausalt, ma mitu korda tundsin, et ma tahaks ka inglane olla. Mulle ka meeldiks väga inglane olla. Et ka selline, kellel on Oxfordi taust ja selline. Aga ma võin ette kujutada igasuguseid asju, aga see ei ole tõde, et rahvus tuleb ikkagi vanematelt ja läbi ema keele. Ja see, mida ma tahan, miks ma tundsin, et ma tahan inglane, sellepärast, et eriti, kui ma välismaal ka elanud, eks ju, siis on teatav, eestlastel on selline teatav, ütleme selline orjameelsus, mis natukene tegelikult alati ei häiri. Et kui mina teen ikka oma asju, eks, aga räägib siis, kui mingi grupi dünaamika. Ja kui grupp võtab sellise orjameelse hoiaku ja sina oled selle osa sellest grupist, siis sind surutakse ka sellesse. Ja see on väga-väga muserdav. Ja
ja kui ma oleksin inglane, siis ma võib-olla ei peaks sellist tunnet tundma. No hea näide on näiteks see, et sa oled eestlase grupis, eks ju, seal on ütleme mõni mitte-eestlane, kes reeglite kohaselt peaks eesti keelt oskama, aga tegelikult võib-olla väga hästi ei oska. Ja siis kõik eestlased räägivad ka mingis muus keeles ja siis sind surutakse ka sellesse süsteemi ja sina sellega nõus ei ole, aga sul ei ole midagi nagu kobiseda. Ja see on muser. Vaat ja siis see ajuga nagu ei tee, ajuga sama rahvust ei tee, ajuga sama sugu ei tee, eks oma tunnetustega, et ma võin minna ja kuskile passi kontrollida, ma olen Napoleon näiteks või, aga see nagu väga hästi ei toimi. Ja et see oli nagu need lisaasjad, mis ma tahtsin lisada sellele teisele mõtisklusele. Ja optimistlikult tuleb loota, et kuna inimeste käitumine on ikkagi käitumuslikul tasandil, on ikkagi inimesed nagu väljaspool sooideoloogiat väga tugevalt. Mõned küll üritavad käituda vastavalt sooideoloogiat, kas ühele või teisele või isegi mõlemale narratiivile, mis on väga kafkalik, aga nii see kahjuks on. Aga käitumustasandil ikkagi see sooideoloogia on nagu kutuprauks tegelikult, jah. Et teda väga ei ole. Nii et see on ka lootus, et mingil hetkel nagu see normaalsus tuleb tagasi ja need sooideoloogiad kaovad ära. See oli nagu mida ma tahtsin lisada. Aga jah, et kui nüüd enam vangi ei panda vist, või ma ei tea, mida ei tehakse, siis võib ikkagi rahulikult öelda, et ikkagi 2 sugu on. Ja võib-olla see on ka selline kontrolli küsimus, et kui kohtute kellegiga ja tahate näha, mis laadi inimesega on, siis küsige, mitu sugu on ja paluks arvuliselt, eks ju, ja ilma sõnadeta aga või mingisuguse kahtlase häguse, et kõik on nii suhteline, eks ju. Ja kui inimene ei ütle 2, siis see on teada, kellega on tegemist. Nii, see oli siis täna hommikune mõtisklus.